Hei, tere tulemast Randeriluusse. Täna ma mõtlesin, et prooviksime midagi natuke loomingulisemat teha. Mingi kreatiivmeegi, mul täpselt ei ole õrna midagi, mida me tegema hakkame. Aga silme ees on kajastunud midagi draakonlikku, natuke sünget ja tumedat. No mis praegusesse aastaaega tegelikult võib-olla isegi sobiks, et arvestades, et on Halloween ja kõik siuksed pimedad värgid. Nii et hakkame siis kuskilt otsast pihta ja vaatame, mis välja tuleb. Et ma loodan, et see jõuab ka teieni, mis ma siin täna filmin. Et ühesõnaga alustame siis sellest ikkagi, et me paneme juuksed kinni. Korjame need näo eest ära. Ja siis paneme niisutavat kreemi näole. Puhastatud näole panen siis Germain de Cappuccini niisutavat kreemi. Kõige alustuseks. Muidu mul on praegu meeldinud Embryolisse niisutav kreem, aga kuna mul seda täna kaasas ei ole, siis paneme Cappuccini oma. See on siis mõeldud, ütleme selliseks talviseks ajaks nahale. Või siis hästi kuivale nahale. Ja ma ei tea, kui paljud jälgivad meid meie blogi. Ma olen seal kirjutanud ka, et antud aasta ajal või praegu on mul nahk hästi kuiv. Et siis see ongi siuke väga hea niisutav kreem minu jaoks. Nüüd siis, kui niisutav kreem on jõudnud väheke nahka imbuda, ma panen peale siis primeri. Ja mulle meeldib kasutada Smashboxi Photo Finish primerit. Olen saanud seda varasemalt katsetada selles väikses testrituubis. Mulle hästi meeldis tulemused, mis sellega sai. Nii et üks suur lemmik, mida siis ennem selliseid meike kasutada. Photo Finish on tal küll nimi, aga selles mõttes ta on nagu tõesti hästi ühtlustab näo ja annab sellise väga hea baasi imestuse tegemiseks. Nii, nüüd kui primer on jõudnud nahka imbuda, see on aeg imestuskreemiks ja mina kasutan Cremassi oma seekord. Ja kuna ma tahan, et mu nahk oleks võimalikult hele, sellist kahvatud jumet, siis ma kasutan ilmselgelt enda jaoks liiga heledat tooni. Aga vaatame, siis ma panin natukene oma käe taha küljele ja esialgu teen ühe poole näost, et vaatame, kuhu siis ideed jõuavad ja siis pärast teen teise poole. Ma arvatavasti töötan ka mustaga pärast. Siis hetkel ei ole nagu nii oluline täpselt õigeks saada. Kõik näonahke ühtlaseks. Et arvata on, et meil natukene põleneb silma alla, mis tuleb siis ära pihta. Aga ma mõtlesin, ma plaanisin mustaga silmalaud teha mingis osas vähemasti. Siis on mul siin lauvärvi põhjaks on siis Urban Decay Primer Potion. Vaatame, kuidas see kanname väiksed kriipsukesed silmale ja ajame näpuga laiali. Me kasutame lauvärvi alla põhja, siis me sellega saame palju sellise parema haakumise. Kui sellist tavalist ja igapäevasemat meiki teha, siis kindlasti on see hästi hea ja kasulik abimees, et ta võimalikult pikalt püsiks. Minul ei ole küll plaanis tagasihoidlikku meiki teha, aga hea on, kui ta püsiks ja meil seda pudenemist silma alla oleks natuke vähem. Kui ta on jõudnud vähekene paigale jääda, siis
võime alustada loovärvidega. Ma võtakski kõige esimesena siis musta käsile. Et saada võimalikult must ja sügav tulemus, siis ma kõige esimese asjana tõmban pliiatsiga mõned jooned. Kindlasti see ei ole oluline, et oleks perfektne. Sest väikese hajutuspintsiga me hajutame selle laiali. Selle tumeda osa me võime viia üpriski kõrgele silmalauni välja, et lausa kulmuni. Lihtsalt anname sellise põhja alla. Ja hajutame kokku. Ja nüüd siis võime võtta musta alavärvi, koputame ära. Ülejäägid näitame kohe silma peale kudane. Võime silma alla. Prooviksime ka tightline'imist, mis tähendab seda, et kui hetk tagasi me tegime silma limaskestale, alumisele limaskestale musta joone, siis messi. Nii. Tightline'imine, ühesõnaga. Silma praegu kinni. Katsume saada pliiatsiga võimalikult ripsmete vahele. Ehk siis me saame ka ülemisele limaskestale kanda selle musta pliiatsi, et saada see intensiivsus võimalikult silma lähedale. Meil ei jääks paistma selliseid nahapindaseid. Nii. Jälle natuke hajutame. Nii, ja avastada, et nüüd ma tunnen ennast tõelise kunstnikuna. Umestuskreemis ma panin ennem käe seljale omal kõik teksapükste peale. On tõeline kunstnik. Võime veel musta kanda natukene intensiivsust. Miks see huvitav nii on, et esimese asjana, kui tahad midagi süngrat teha, siis värviks silmad mustaks. Mul on tegelikult see pilt nagu mingisugune aimdus sest pildist või kuidagi siuke natukene siuke soomuseline kulmuosa, siuke mingisugune nägemus olnud juba mõnda aega silme ees. Kui sellised igapäevased tüütud argiteemad tülitavad, siis on hea vahest
sukelduda natukene sellisesse maailma ja teemasse. Nii, päris hea. Vaatan teile pärast poole, mis me sellega teeme. Ma natukene tahaksin seda kohe teha. Tahaksin sellise valke tooniga anda natukene, siis see on nagu soomuste motiiv anda vähekene siia dimensiooni juurde. Polegi rääkinud võib-olla toodetest, mida ma kasutan tulen. See oleks huvitav teada. Kes veel on vaatama jäänud, seal on tõesti siit jõulupea jaoks võib-olla meigi ideid ei saa. Ja see on see kasutusel Grimassi palett. Värvide palett, kus siis on must ja need 2 valget. 002 ja 001. Neid ma siis praegu segasin oma vahel. Ja must on 101. On väga hea pigmendiga toonid. Nendega on hea niimoodi vähekene katsetada. Nii et vahepeal äkki ma lipsun teha. Kas ma olen seda intensiivsuse paika saanud, sest see on huvitav rüpsundus. Too Faced. Better than sex. Kas on näha? Eks see musta pealt on väga keeruline näha midagi. Selle õmestuse puhul on hea külg see, et kui midagi silmalau peale läheb, siis see eriti näha ei ole. Väga hea. Edasi. Ma mõtlen, annaks veidikene sära siia juurde. Ja selleks ma kasutan Grimassi tippkreemi. Ühesõnaga tegemist on sellise keelkreemiga, millel on sellised sedelusosakesed sees. Ja see aitab ka natukene sellist võib-olla soomuse efekti saada. Sellist kõrgematele kohtadele. Neid vähekene rohkem esile tuua. Vahepeal otsustasin veidikene võiks anda siia veel intensiivsust juurde. Olla veidikene ligenam. Äkki hoiutaksin veel kõrgema. Nii, jätkame nüüd vahepeal nahaga. Imestuskremi ma pükste peal nüüd siis kasutama ei hakka. Veider, eks ole. Teeme veel korra imestuskremi ja siit veel. Saame veidikene korrigeerida silmatalust ka, kui siin midagi natukene pudenes. Kiire koristus. Mul on Kiko. Selline kontuurimise pliiats ja highlighti pliiats on selline komplekt. Ja proovime, vaatame. Katsume natukene joonistada nüüd mustreid näha.
meil on enam-vähem nägemus tekkinud, siis võtame veidike peenema laineri pintsli. Näiteks selline. Ja pruunivärviga hakkame varjutama, et saada nahale selline vähekene selline soomuse moodi tekstuur. Ja ma arvan, et ma kasutan siin Grimace'i 569 sellist pruunitooni. Varjutamine on siis suuresti tunnetuse küsimus, et erinevate, mina siis kõigepealt lisasin varju ja siis järjest hakkasin intensiivsust lisama. Ehk siis joonistame välja, kus kohas on siis tõeliselt kõige sügavam punkt. Et nii on võib-olla isegi kohati lihtsam mingit ettekujutust saada, mis siit tulema hakkab. Vahepeal ma lisasin juba natukene highlighti. Ehk siis, kus on nüüd kõrgemad punktid. Ma tahan sellist natukene sellist, nagu mingit struktuuri saavutada. Ja siis erinevate varjuvärvidega pruunid, hallid teeme siis järjest pehmemaks. Highlightid ma lisasin samamoodi siis nende kahe hooliga segu. Veidikene neid kõrgemaid punkte esile tuua, siis ka natukene sellist selle Grimace'i tippkreemiga.